Head korteriühistute esindajad ja koduomanikud, mul on hea meel tervitada teid korteriühistute 21. foorumil. Seekordne foorum keskendub muutunud seadusandlusele, tarbitavate teenuste maksumusele ja korterelamute rekonstrueerimisele. Korteriühistute tähtsus nii elanike kui ka kogukonna jaoks suureneb. Muutunud regulatsioonid laiendavad ühistute kohustusi ja vastutust ning koostöö olulisus riigi, kohalike omavalitsuste ja korteriühistute vahel kasvab veelgi. Eesti Korteriühistute Liit on olnud väga heaks partneriks nii riigile kui ka kohalikele omavalitsustele. Teie igapäevatöö tähendab nii probleemide lahendamist kui ka oma liikmete huvide eest seismist. Tänan teid panuse eest Eesti elamumajanduse arengusse. 2003. aastal tehtud Praxise analüüs näitas, et Eesti toonane elamupoliitika oli kaasa toonud mitmeid soovimatuid tagajärgi. Paljude leibkondade valikud elamuturul olid piiratud. Üüriturg polnud välja arenenud ning uusehitiste maht oli väike. Täna, 15 aastat hiljem, on olukord parem. Elanike ostujõud on tõusnud, riiklike toetuste maht valdkonda kasvanud ja esimesed sammud on tehtud üürituru korrastamise suunal. Kuid seda peamiselt Tallinna ja Tartu mõjupiirkonnas, mitte üle Eesti. Oluline on aga, et korterelamute rekonstrueerimine saaks hoo sisse ka väljaspool suuremaid keskusi. Kui paljude saalis viibivate korteriühistute esindajad on kasutanud KredExi toetuse või käendusi? Kui paljudes ühistutes sooviks kasutada KredExi rekonstrueerimistoetust? Elamumajandusse investeerimine on olulise tähtsusega, sest olemasolev elamufond ei uuene piisavalt kiiresti, on halvas seisukorras ja tarbib palju energiat. Ilma riigi toeta ei suuda eraomanikud korterelamuid vajalikus mahus rekonstrueerida ning elamufondi olukord halveneb veelgi. 2015. aasta KredExi toetusmeetmest on rekonstrueerimistoetust saanud ligi 400 korteriühistut. Tänu sellele on praeguseks korda tehtud 160 korterelamut ning töid tehakse veel 240 korterelamus. Kuid Eestis vajab rekonstrueerimist ligikaudu 13 000 enne 1993. aastat ehitatud korterelamut. Sellepärast jätkab riik elamupoliitika ühe meetmena korterelamute rekonstrueerimise toetamist. Aastatel 2019 kuni 2022 on riigieelarves selleks kavandatud 122 miljonit eurot. Rekonstrueerimise toetamisel keskendutakse nii hoonete energiasäästule kui ka kvaliteetse sisekliima tagamisele. See tagab elanikele parema elukvaliteedi ja tervise. Lisaks on korteriühistutel võimalik taotleda korterelamu laenu käendust, päikesepaneelide toetust ja elektripaigaldise rekonstrueerimistoetust. Ent siiski on meil väljakutseid, mida peame silmas pidama. Üle Euroopa kehtestatakse peagi A-energiaklassi ehitusnõuded ning see seab kõiki koduomanikke ja ehitussektorit uute väljakutsete ette. Samas tõukavad sellised väljakutsed sektorit välja töötama uusi lahendusi, mille tulemusena ehitatakse keskkonda ja rahakotti säästvaid maju, kus on hea elada. Uued nõuded hakkavad aga tavaliselt kehtima uutele ehitistele, kuid ära ei saa unustada ka juba olemasolevaid hooneid, mis pärinevad aastakümnete tagant. Tuleb algatada diskussioon elamu piirkondade arengu, turvalisuse ja energiatõhususe parandamiseks. Vaja on mõelda elukvaliteeti parandavate ja energiasäästu suurendavate lahenduste kasutuselevõtu võimalustele ka nendes piirkondades, kus kinnisvaraturg ei toimi ja kus on korteriühistutele rekonstrueerimise laenu võimalused piiratud. Samuti tuleb aidata neid piirkondi, kus korteriühistud seisavad silmitsi võlgnevuste probleemidega ja korterite tühjenemisega. Kõik inimesed väärivad kvaliteetset elukeskkonda ja kaasaegset elamispinda. Need on elamumajanduse väljakutsed järgnevatel aastatel, millesse soovin panustada koos teiste ministeeriumidega, tehes tihedat koostööd kohalike omavalitsuste ja korteriühistutega. Tänan teid kõiki teie töö ja panuse eest Eesti elamumajandusse ning soovin asjalikku foorumit.